siin on see tehtud siis nendest ajalehepulkadest, et keerutadki sukavarda ümber ajalehepulgad ja siis need on nagu ühes samas sellest tehnikast tehtud, lihtsalt nagu üle ääre niimoodi paned. Rääkida on raske, näidata on lihtsam, aga mul ei ole hetkel vist. Korve tehakse ka on ju. No korvid on, mul on siin. See on ka ajalehest või? Jah. Aga seda sa vist näitsid ka jah, mul on neid mitu tükki. Ma võiks neid keerutada, aga ma ei oska neid kokku panna pärast. Ma olen siin mõned õpitood vahepeal teinud. Et see on nagu siis ümber nagu šampoonipudeli. Ja või mingi juukselaki pudel oli. No, teedki siukse hästi pika toru ja keerad pärast kokku. See on nagu siuke vetru või siis ongi veebaasil lakiga on üle tehtud. Siis on munakorvist lillet tehtud see peale. Need on munakorvist. Jah. Ja tuleks kõik ikka paberist ja taaskasutus. Need on küll ilusad. See ongi mingi riidevärvi või mingi sellisega vaata on nagu värvitud. Mis ka nagu veega. Jaa. See on ka põhimõtteliselt samas tehnikas tehtud, aga siin on siis põhi nagu punutud nagu korvina ja siis need on lihtsalt siit üle. No, kogu aeg tõstad niimoodi ringselt käid ja ongi valmis. Seletada on lihtne. Sinu jutu järgi tundub nii lihtne, jah. Teeme siis kellukest. No põhimõtteliselt ongi nagu soki tegemine. Siin on nagu see muster on ju, et igale vardale 3 silmust. Ringselt kudumine. Ja siis panedki nagu need valmis. Noh, osad inimesed teevad, et panevad ühele, siis jagavad, aga mina olen jälle laisk, mina teen niimoodi korraga. 3 korda 4 silmust või? Praegu siuke suur lõnks, paks lõnks, siis on hea näha. Kui suured vardad sul on 3-sed või? Ma ei tea seda. Need on paksemad, ma võtsin nagu paksemad. Mul on head peeniksed vardad seal kinni praegu. Mu lemmikvardad. Ja nad on head terava otsaga. Ja hästi kerged, ma ei tea, mis materjal ta on, aga need on vaata nagu need vanad vardad, mis olid nüüd rasked. Siis selle ma jätan nagu, siit ma näen, kust mul ring hakkab. Tõmban selle ette. Ja siis põhimõtteliselt tulebki kududa see läbi 3-ga ja siis seal mustis nagu ongi iga 2 rea tagant on nagu alguses juurde, kasvatada juurde vaja. Et nagu mustrid on nagu 2 rea viisi. Et ühe teed kasvatamisega ja teine kood lihtsalt läbi. Nagu praegu nii pigem. Käed värisema, kui keegi mind vaata. Kas see auk jääb lahti? Kus sa selle vati paned? Ma pärast nagu selle otsa, mis mul siia jääb, sellega ma nagu tõmban, panen nõela järgi ja siis tõmban kokku. Aga ma nägin isegi mingit sellist varianti, et saab nagu heegeldada selle alguse, siis heegeldamisel vaata tuleb kinni. Aga ilusti, kui sa siit nagu vaatad, et siis saab ilusti ta kinni nõelud, et ei jää midagi näha nagu. Ringselt käin ühe ringi nõelaga ümber ja siis tõmban just kokku. Põhimõtteliselt saad ju ise ka mustrit siis teha ükskõik mis piisis. Jah, vaata selle rebase, mis sa saatsidki, siis ma kohendasingi nagu selle järgi, et siia sisse ära mahuks ja et üksteise küljes ei oleks. Aga nüüd tulebki siis nagu teha siin mustris on nagu järgmine rida on 4-ga, et siis tuleb nagu 1 silm juurde võtta. Aga see võetaksegi siis juurde nagu, ma ühe kudusin ära ja siis võtan siit nagu ja siis tal jääbki selline ilus nagu, vaata siit jälle näed selle pealt, siuke ilus nagu rida jääb, siuke aukude rida või selline. Ja lõpetus tuleb ka siis nagu, et ühel esimesel tõstad nagu üle ja siis siin lõpus kood 2 kokku, siis jääb ka selline ilus rida. Nagu triip või selline jääb. Näitas, et on kasvatamist aeglasemalt. Lihtsalt siit võtad ühe juurde, siis ma saan 4 silmust. Ja järgmisel real tuleb siis 6 teha, siis võtan algusest ühe ja lõpust ühe. Esimese koon ära ja teise võtan siis siit vahelt, siis jääbki selline augukene ja sellest tekibki siis too nagu ilus muster sinna. Et läheb ikka paar tundi selle nokitsemise peale? No minul nagu läheb, ma ei ole väga siukene osav. Mustri lugemine on nagu veidi siukene, et ei jää kohe meelde ju.
need, kes on eluaeg kudunud mustriga, nendel on ju muster, vaatab korra peale ja siis ta kohe teab. Just on see värvivahetus ka natukene tülikas. Jah, seal ei tohi nagu lõngu sassi lasta. Et mina nagu lahendasin selle probleemi enda jaoks niimoodi, et noh, ma tean muidu nagu kudumise ajal, et kui värv, noh näiteks selle kuuli juures, mis mul siin pooleli on, sellel on nagu ühte sama, on nagu mitu korda ja siin siis sa pead ju valge ja selle punase lõnga nagu risti panema, sest muidu jääb see koht nagu üksteisest lahti nagu. Et siis, aga kui sa kogu aeg nagu seda lõnga risti paned, siis seda on nii keeruline teha ja siis ma nagu nende kohtade peal, kus nagu sa hüppad nagu ei ole ühte sama värvi, et siis seal saab nagu niimoodi, et ühte lõnga võtan altpoolt ja teist ülevalt poolt, aga nagu ideeliselt peaks kogu aeg lõnga risti panema, kui sa vahetad värvi. Et see oli minu jaoks ka alguses keeruline. Ja noh, muidugi teise, nüüd ma võtanski siis nagu teen 6 silma niimoodi, ühe kudusin, ühe võtan, nii, selle kudusin, selle võtan siis siit august, siis koon 2 tükki veel ja võtan siit enne lõppu ühe veel juurde, et siis nüüd ma saan 6 silma peale, 4 6. Ja selle teise värvi juures on ka see hästi oluline, et noh, et kuna sa nagu mingite silmade tagant teda vahetad, siis peab ta seest nagu hästi selline lõdvalt olema, et teda peab kogu aeg nagu pingutama, ma igaks juhuks ikka pingutan rohkem. Et noh, muidu ta ei tule muster nagu, siis kui sa hakkad siit toppima, siis muster peab nagu pehmelt tulema, vaata. Sellega ma ka nagu esimese juures tegin vea, et ma ei pingutanud nii palju. Ja siis ta tõmbas siit nii kokku, et ta enam ilusaks ei läinudki. Et sellise asja peale nagu kohe ei tule, et seda nagu kirjas ei ole. Ja ikka pead leiutama ise. No jah, et läbi kuduma, et saaks nagu teada, kuidas on. Nii et mida paksem lõng, seda suurem kuul ja et oled proovinud mingit väikest ka teha, ei ole? Praegu veel ei ole, ma leidsin alles sellise peenikse lõnga, sellest tuleb peenike mul. Ma teen nende lõngadega, mis ma kodus olema. Mõnus pehme ja ta ei ole raske üldse. Jah, seda täidist sinna nagu väga palju sisse ei lähe. Mul muidugi ei olnud huvita, kas peale vatiini ka midagi saaks panna siia? Ja lambavilla või ma ei tea, mis need täidise asjad on. Jah, midagi sellist, mida ei pea ekstra ostma. No mina võtsin, lõhkusingi selleks ühe vana padja ära, et seda kätte saada, mina ei läinud kohe ostma. Mul on need, et noh, ma olengi kasutanud näiteks, kui endale ostad uue padja, et see sisu ei pea ju kaua üldse. Ja siis sellest, mis ennem oli, sellest on mingi diivanipadja näiteks. Panen diivani padja katta ümber ja siis kui mul vaja on, siis ma võtan sealt tolle välja ja siis võtan täidis. Aga osades padjadel on ka mingi kahtlane materjal. On küll, jah. Mul õnneks ei ole sellist juhtunud. Ja sule omaga ei saa ka väga teha. Ma ükskord proovisin sulgi panna, aga too ei olnud. Nad tulevad välja, ja siit turitavad välja. Jah, aga muidu võib ka siia ju mingid kanga jääke või ribasid panna või... Seda küll, jah. Ta vanasti ju pantigi patjade sisse ka ju, mis sul nagu... Meil oli üks vanaema diivanipadi ja siis ma mõtlesin, et ma tahan nagu seda pealmist osa säilitada. See oli üks tikitud või see narmas tikandi, see hästi pikk siukene oli, et ma tahtsin seda pealist osa säilitada, siis lõikasin ta lahti, siis seal sees oli mingid sukapüksid ja sokid ja vatti üldse ei olnud. Ma nagu täiesti niimoodi vaatasin, et oota, mida? Aga ta oli kogu aeg nagu diivanipadjana kasutuses, ma polnud kunagi selle peale mõelnud. Ma ei tea, seal selja taga oli niimoodi, et... Vaatan, et mitmendalt see muster siin hakkas vist 12. teiselt realt. Minu vanaema näiteks, ta kodus kogu aeg neid igasuguseid mustriga kindaid. Ja siis ta, kui me kõndisime näiteks, too aeg oli see autolavka, siis tal oli väikene käekotikene siin, kus oli lõng ja siis ta kõndimise ajal lihtsalt kudus. Ja muster tuli, ta ei pidanud üldse seda kuskilt vaatama, mina nagu praegu küll seda ei kujutaks. Ja kindad muudkui tulid. Ja need olid ikka päris ilusad mustrid, ka just peeniksed, mis too aeg tehti nüüd. Ma mõtlesingi, et mul üks muster oli seal ühes ajakirjas ja siis ma ütlesin tütrele, et otsi mulle seal Pinterestis vaatan ju palju tasuta mustreid.
ja siis ta printis mulle. No need rebased ma leidsin ka sealt. Aga noh, siis ta lihtsalt kirjutas jõulukuuli, siis ta printis mulle need. Tõi mulle selle paberi. Ma kissitasin neid silmi igatepidi. Ma ei suutnud jälgida, mis seal peal on. Ma ütlesin, et palun too mulle suurem. Siis ta printis mulle selle. Siis ma ikkagi ei näinud hästi, siis ta printis selle. Ja siis lõpuks pani mulle selle. Ütles, et kas sa nüüd näed. Nii et mul on igal suuruses mustreid. See on siis 2 valget ja siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punast, 2 valget on tehtud. Kolm, 4, 5, 6, 7 ja siis nüüd, kui ma selle valge uuesti võtangi, ma jätangi nagu selle punase siia allapoole, siis kui ma valge võtan, siis ma jätan talle siia sellise pika aasa nagu, et noh, pärast, kui sa täidis sisse paned, siis venitad ja siis annab kaasa venida. Nüüd see on nagu hästi oluline, ma esimene kord ei teinud seda. Selle peale poleks tulnudki. Jah, et pärast nagu siit annab venida. Võib-olla on selle jaoks mingi teine nipp, mina ei tea. Punasele ka nüüd jälle tõmban natukene, et ta ikka lõdvalt siia taha jääks. 3, 4, 5, 6, 7. Siis me peame nüüd juurde võtma veel ühe silmuse, et siia jääks 2 valget. Ühe koon ma siis siit ära ja teise võtan siit juurde. Nii, ja siis lõpuks punane. Ja siis see praegu venib kaasa, aga see pärast kõik nagu läheb seal trammi, kui see täidis on. Ühesõnaga, kui ma nad järgmine kord võtan, siis ma pean siit nagu selle niimoodi risti võtma. Et siis see aitab nagu pärast siduda, et nagu päris, muidu jääb nagu 2 värvi eraldi kootud ja siis lähevad lahku. See rist peab seal taga olema. No neid saab erinevate värvidega teha ja kõik ja. No mõtle, kui veel mitme värviga teed. No ma seda tegin, seda kõige esimest, mis mul seal peal on üks rohelise ja. Aga siis seal oli ühte värvi oli hästi vähe, siis ma võtsin nagu eraldi tolle kohe siia, et toda ma nagu ringselt ei vedanud kaasa. Aga sõlmima pidi pärast ikka, siit võtan ka jälle ühe silmuse juurde. Nagu jäi juba. Et need jah, kui nad algul jäävad siit nagu suuremad või sellised, et siis kui pärast hakkad pingutama, siis nad ilusti siin taga nagu venivad kaasa, see annavad siin venida. See jäi vist liiga suur, aga pole hullu. Ja see tõi tõmbad pigem kokku. Suur kui väiksem. Kindlasti need inimesed, kes on kudujad, need teavad, et neid tuleb teha, aga mina ikka iga päev ei koo. Aga kas ei ole veel mingi tehnika, et sa teed üleni valge palli ja siis nagu tikid selle mustri? Ma nägin küll sellist mustrit, et oli nagu veel heegeldas, vaata läbi selle kudumise nagu heegeldas peale ja et sellised olid olemas küll. Aga seda tikkimist võiks ka täitsa proovida, siis saad teha hästi palju erinevaid värve ja. Jah, või mingid looma peale teha või midagi. Aga selle tikkimisel on jälle, et sa pead kogu aeg seda silma jälgima siin, vaata seal ju, siia saaks ju minu arust ma kunagi olen mingid asjad, et siia saaks ju ristpistes vaata nagu nendest läbi teha mustri niimoodi. Ja ristpistes saaks teha, jah. Mul ongi siin nüüd kokkuvõtmises, et esimese ma tõstan üle. Et ühe võtad kudumata, siis kood ära ja siis tõstad üle. Siis koon ühe ja siis koon 2 kokku. Nüüd jäi 4, jah. Esimese võtad niisama, siis kood, siis tõstad üle, siis jääbki see ilus selline triip siit. Põhimõtteliselt nagu šoki kanna juures ka kasutad neid samuseid võtteid. Jaa, olen šokki kudunud. Polegi ammu kudunud, võiks jälle teha. Mina see aasta juba 2 paari kudusin. Me peaks ka omale rebastega sokid tegema. Ja vaata nüüd seda mustrit saab kasutada jah. Kas siis peale tikkida või sisse kududa või kanna sisse saab kududa. Ma olen kunagi mingid laste sokid, ma ei teinud kanna sisse kudusin mustri
see kannalakk, mis nagu üles tuleb selle sisse. Nüüd ma olen võtnudki siit ühe pika jupilõnga. Ja selle pealmise mitu osa panin silma sa varda peale jätsid? 3, nagu see algus. Nagu alguseski. Kudusin nagu teist korda ka läbi ja siis viimase selle ma võtan selle 2 kortsi 2 juhuks, selleks saab riputada ka pärast. Võtad nüüd lihtsalt kõik silmad nõela peale või? Ja siis pärast saab siit nagu ilusti kokku tõmmata selle augu. Ja siis selle esimese otsaga teen ma põhimõtteliselt samamoodi, et võtan selle siis siit nõela peale ja siis käin siit kõik nõelaga läbi ja siis tõmban nad kokku ilusti. Siis nüüd hakkame siit august pistma. Seda läheb vist päris palju sinna. Natukene ja siis siit saadki nagu jälgida, et nagu kas need kõik ilusti need siin muster välja tuleb ja mugavam oleks ja panna, kui auk oleks suurem jäänud, aga mulle ei meeldinud siis kududa pärast, kui ta seal sees oli. Siis on vist raskem tõesti. Õnneks on siin sellised väiksed tükid, neid on hea pista. Jah, mul ühe padja sees olid mingid poroloni tükid. Ma tuleb praegu meelde, et ma ka mõtlesin, et võtan täidist, aga olid poroloni tükid, siis ma mõtlesin, et ma ikkagi ei pane. Võib olla, kunagi ei tea, mis seal sees on. Või oleks pidanud enne alt kinni panema, ei pea. Ei tule sealt välja, vähemalt pole varem tulnud. Pärast panen ülevat sealt ka. Tuleb niimoodi, et siia peale vist natukene veel paneb, et kuidagi tundub tühi see sisse ära. Ja sellest samast teed riputusaasa või? Jah, ma nagu käin temaga veel siit natukene paar korda üle ja siis tõmbasin ilusti kinni. Tõmban teise keskele ja ongi valmis. Juhtu oota midagi. Ja siis ma panen selle alumise samamoodi kinni. Nagu sama... Teen ka temaga siit ringi peale ja siis tõmban keskele kokku. Ahah. See ilusti jäi. Jah, ma ei teagi, miks ma pole varem seda teinud, sest ma olen näinud küll, kuidas tehakse nagu kõrvalt, aga ei ole viitsinud nagu seda vist ette võtta lihtsalt. Tundub nii keeruline. Aga nüüd vaatan, et ei ole hullu midagi. Võibki mingi lipsu veel lõngast peale teha. Ma olengi nagu samast lõngast teinud, et mingit muud asja panna minust ei sobi siia. Siin on nüüd see siga on nagu natuke teistmoodi, siin on nagu ainult 2 siga peal, vaata, et nagu 2 siga ainult, aga siia tuli siis nagu 4 tükki. Jah, et iga varda peal on üks muster. Siin on nagu 2 siga ainult. Pooleks. Jah, sest ta ei mahtunud ühele sellele ära. Aga nii on ka äge. Jah, ma vaatasin, et seal on mõni muster veel, kus nagu on ainult 2 mustrit. Jah, ja süda on veel keskel ja. See on väga armas. Noh, ütle, mis me teeme. Proovime siis neid peseesid teha, kuivatatud ahjus ja proovime teha kuusekese kujulisi ja paneme pulga otsa. Ma olen nagu peseesid ise teinud, aga ma ei ole neid kuusekujulisi teinud. Et kui raske see ikka olla saab, meil on kõigepealt vaja 4 munavalget. Oma aiamunad või oma kodu. Selles mõttes aiast, jah. Oma aiast just. Peenra peal. Kannad on aias. Kannad on aias ja munavad. Ja mis sa munakullastega teed siis? Lähed loomadele? Hetkel läheb loomadele, aga muidu ma olen alles hoidnud. Sellest saab näiteks seda, kui keeksi või midagi teed, vaata, siis saab sinna hästi panna. Aga täna mul ei ole plaanis muud teha ja siis koeral on väga hea meel muna üle. Munakollase omletti saab ka teha vist.
saab ikka jah. Siis on meil kaaluda 300 grammi suhkrut. Sellega on niimoodi, et samal ajal, kui me hakkame seda munavalget vahustama, samal ajal peab siirup keema. Et siis tavalise suhkru ja siis siia tuleb panna vett nii vähe. No muidugi võibki vaata nagu siirupit ka või midagi panna. Nii vähe, et see suhkur nagu kataks selle suhkru, et ta ei tohi nagu ujuda siin sees. See on nagu okei. Ma selle tulele. Ja siis selle peame vahustama ja siis see suhkrusiirup peabki keema siis nagu, kui on kraadiklaas, siis 110 kraadini, aga mul on kraadiklaas, aga ma olen ikka nagu vana inimene, siis ma teen tilgatesti, lasen vee sisse, kui tuleb ilus tilgad, kes on valmis, et me seda pärast vaatame. Ei ole õige veel, ära sulas. Siis kui me suhkrusiirupi siia sisse paneme, siis me laseme tal nii kaua vahustada, kui nagu põhimõtteliselt pistad näpu sisse, tõstad üles ja siis see tõesti peab püsti jääma. Kui see siirup ongi suht kiirelt saab valmis ja siis suhkrustub üle ja siis teda ei saa enam kasutada. Näed, enam-vähem, laseme hästi natuke veel. Siis lased hästi peene nurena selle siia sisse. Kui nagu selle kausi küljest lööb lahti. No nüüd sa võid küll julgelt ta pea poole vist panna, ta ei kuku kuskil. Niimoodi koputada tegelikult ei tohi, aga jah, ei kuku. Siia teeme hästi natukene siis sinist, siis teeme sinist musta. Ma ei tea, miks ma arvasin, et ma on kodus rohelist. Mis mõtlengi praegu ei mõtlema, millega looduslikku rohelist tehakse. Ma ei tea. Mingi spinatiga või? Jah, vaata võib-olla või siis mingi taimemahlaga. Ja nendel on kindlasti maitse ka juures ju. Jälle, et kui sa peedimahlaga teed, ei ole küll mingit peedimaitset. Aga lapsed tegid piparkooki astelpaju glasuuriga, sellel oli küll astelpaju maitse. Ma ei tea, kas see pannakse poes midagi maitse tugevdajat või midagi, aga täitsa astelpaju maitsega oli see glasuur. Siis nagu pulgakommid on ju. Nojah, pulga otsas siis. Siis on lastel ahvatlevam süüa, vaata. See on hea idee ka ju, et kui päkapikkudel midagi tahavad lastele tuua, siis... Ma teeksin nagu siia alla midagi, ma mõtlen. Siis paneks pulga siia kinni. Äkki mul juba oleks kuidagi. Midagi sellist. Siis võib siia panna näiteks neid, mul oli neid hästi natukene seal. Mu lapselaps sõi need ära. Neid nonparelle või mingid nagu, siis oleks, muidugi võiks mingid jõulusemaid olla, siis oleks nagu, paista jälle välja. Nagu kuusel oleks ehted küljes, Jah, midagi kui värvilist on rohelise ja punasega teha, siis oleks väga jõulune. Kui lastel on siuksed värvid peal, siis nad soovad neid paremini. Ma ostsin ükskord tordi kaunistuseks hõbekuulid. Nad olid hästi pisikesed, nad on üldse suured, issand, kui kõvad need olid. Siis ma ütlesin kõigile, et olge ettevaatlik, et võid hamba ära murda. Nagu päriselt jumala ohtlik oli. Oligi hõbedast. Ei, ma arvan, et seal oli äkki nagu kuivatatud suhkur või midagi, siis ta läheb ikka jumala kõvaks ju.
ja mis nendest kuuskedest edasi saab? Nad peaksid siis 100 kraadi juures ahju minema ja siis seal umbes tund aega olema. Või no põhimõtteliselt tulebki nagu nii kaua, et sa nagu ma kohe nagu näitan. Et sa nagu koputad neile peale, mul on siin vaata nagu valmis need ja siis kui sa nagu koputad, siis sa tunned, et ta nagu krõmpsub või selline, et siis ahjus olles ka siis nagu niimoodi krõmpsutama peab. Aga nendega jah, noh, ma nagu mõtlesingi, et lastel nagu jõululaadal või mingi